Eesti korvpallikoondisele Kristjan Kangur, et sul on pikk koondise karjäär läbi saamas, et ees ootamas viimane mäng, aga ma alustaks intervjuud sellise küsimusega, et kas sa mäletad oma esimest koondise mängu? Tead, ma võin natukene asja ajada kahe mängu vahel, üks oli Prantsusmaaga võõrsil ja üks oli Valgevenega võõrsil. Miskipärast ma tahaks öelda, et see oli Valgevene koondise vastu, kuna minu esimene toakaaslane sellel reisil oli Aivar Kuusmaa nii-öelda, et kaks sellist, ütleme siis kaks erineva generatsiooni mängijat olid ühte tuppa pandud, noor ja vana, et see on kuidagi mulle meelde jäänud, nii et ma miskipärast arvan, et see oli ikkagi Valgevene mäng Koomelskis. Kas sellest mängust on sul meeles need hotellijutud Kuusmaaga või ka platsilt midagi on meeles? Nii üht kui teist, selles mõttes, et mäng iseenesest oli raske, üpriski selline ebameeldiv saal oli natukene vanamoodne. Seda ma ei mäleta, kas me võitsime või kaotasime, miskipärast tahaks öelda, et me ikkagi võitsime ja kui ma õigesti mäletan, siis ma sain ka mõned minutid platsil rügada, nii et sellised mälestused mul on, aga see on ammu. Aga mis on kõige eredamalt sul meeles koondise karjäärist? Kas on see EM-finaalturniir või sinu jaoks on olnud eredam ja tähtsam hoopis midagi muud? Tead, ma olen selle peale mõelnud ka, et miskipärast ikkagi kuskil mälusopis tuleb esimese asjana ette see Bulgaaria mäng, mis oli kodus, nii nagu Janar ennist ütles ka, et see oli oluline mäng, et me saaksime EM-ile, pluss veel see kogu see muu asi, mis saalis toimus, kuidas rahvas kaasa elas, et see on kuidagi eredalt meelde jäänud. Et sa oled Taltsi ja Arbetiga koos koondist esindanud nüüd sisuliselt 150 mängu, et mis on sul oma kaaslastest kõige eredamalt meeles, et millised on sinu arvates olnud Taltsi ja Arbeti kõige paremad mängud koondise särgis? Neid mänge on ikkagi päris palju olnud, kui nad on mõlemad säranud ja nii edasi, aga mõnevõrra keeruline küsimus minu jaoks, kuna me oleme niivõrd lähedased ja suhtleme igapäevaselt väljaspool korvpalliplatsi ka, nii et kõik need sündmused ja kõik need asjad on nii loomulik osa juba meie üksteise elust, nii et keeruline on midagi välja tuua. Aga ilmselt ma siis küsin su jaoks veel keerulisema küsimuse, et millal esimest korda jõudsid need nimed nagu Janar Talts ja Gregor Arbet sinu teadvusesse kui korvpallurid? Kuna ma hakkasin hilja korvpalli mängima, tõsisemalt hakkasin tegelema alles Tallinnas siis tsikki tulles. Et eks ma esimesed korrad noorteklassides, kui me mängisime üksteise vastu, siis need näod mulle ette sattusid ja nimed tuttavaks said. Et te olete kõik kolmekesi oma klubides veel tegelikult üsna suurtes rollides. Kas liiga vara ei ole koondise järgi varne riputada? Keeruline küsimus. Ma arvan, et see on õige aeg. Et on võib-olla hetkel me veel nii tohutult jalgu teistele ei jää ja ma arvan, et siis on õigem aeg kõrval astuda ja anda siis võimalus noorematel särada ja see töö ja see kohustus üle võtta. Aga mida sa ütleksid neile korvpallifännidele, kellel nüüd hinges tuleb siuke tühjus ja kurbus, et on 150 mängu teile saanud kaasa elada ja nüüd teie lõpetate, et kuidas nad selle aja nagu üle elavad? No ma nii dramaatiliselt selle peale ei mõtleks, et tulevad järgmised tublid tegijad ja võtavad selle koha üle, nii et ma ei näe siin küll mitte mingisugust probleemi.